Piu-piu, pau-pau, pau-pau. Tšau! Ta on kallistunud. Mine siia, las ta kallistab. Näitame siis. Toit on kohal, sooviks siis tippi ja värki ja me läheme Tartusse siis tagasi. Tšau! Tõmban korraks vahele. Nii tore, et lapsed tahavad meie eest alustada. Ma ei saa aru, miks inimestel on niivõrd vahva selle peale kõik, et nad tahavad ise öelda hai, aga tere, suured tänud, meie vlog on algamas. Ise ka saad aru, mis sa räägid. Jaa, mul on tundlad. Let me remind you. Marti on olnud nädal aega iga päev. No basically. Marti on olnud nädal aega iga hommik väga varakult üleval, et minna My Hits hommikuprogrammi ja lisaks sellele, mis sa teinud oled. Timetanud koera. Mina olen öösid timetanud. Ja mis sa veel teinud oled? Räägin sellest Toome. Ennem küsimus Hensule. Miks sa ei ole valmis olema siis Bella ristiisa? Jah. Reet, aita mind. Oh my god. Ta lakkus mu hõrenenud juuksepiiri. Oh my god, see on nii armu. Ei hakka jälle selle lonni teemaga pihta. Ma lonniga klaarisin asjad ära ja nagu on ilane nüüd. Ma risti saaks ei saa hakata ja Grete äkki saab risti ja maks hakata, kuna lonni on minu koer, mitte Grete koer. Taken just nädal aega tagasi. Oota, küsimus. Kas see tähendab seda, et reaalselt, kui sul on lapsed, siis sa ei tohi olla nagu kellegi ristivanem või? What do you mean? Grete, lähme ära. Hommikust meie siis vlogi algus oli üsna lappes, seda tulenevalt ilmselt sellepärast, et me oleme siin natukene, kus me ütleme, parasjagu puntras oma asjadega. Nagu ikka, mitte midagi uut siin meie elust. Kuna me oleme siin nagu kogu aeg mõlemad jooksnud terve nädal aega, siis me otsustasime, et me kasutame seda võimalust ära, et me viime Bella siis Liina ema juurde, sest et seal on ka Sofi, kellega neil mõlemal oli väga tore eelmine nädal koos mängida. Kurat, Bella, tule ära, ma ei saa sinna tulla, me ei vlogi magamistoas. Bella, tööaeg on, tule siia. Bella! Kuule, seda on esimest korda, kui ta tule minu selle peale, et nagu ma kutsun teda. Ta sai kellegi soki kätte. Oi, Jaa, sokiröövel on meil siin, jaa, näe. Tere tulemast, Togekämm. See on nüüd nõutud asi, ilmselt meil kõige hullemini siin vlogis. Noh, sügeleb jah, see väikene rihmakene sul siin. Jaa, lähme juba. Hello, Marti is very stupid, sellepärast, et me lähme sööma ja Marti unustas kinkekaardid maha. Meil kinkekaardid on päris pikka aega olnud juba. Nii et nüüd ta läks uuesti üles ja meil on suhteliselt kiire. Said? Jaa, pops. Yeah. I'm so... Lassu go! Meil on nii palju pressure'id nüüd. Millest meil pressure on? Vaata, meil on siuke tore lõikelaud ette. Ja siis me peame kirjutama siia midagi. Ja nagu enda nimed. Uudo kirjutas ka sinna, vaata Uudo. Kui mina oleks Uudo, ma oleks kirjutanud pott. Mis me kirjutame? Pott. Me ei kirjuta, see ei ole meie nali. Ärge tehke narkootikuma, lapsed. Mõtle nüüd minuga kaasa, mis filmid mind. Meie teide esimene pool ongi läbi saanud. Me oleme nüüd siin, kuna me tunneme puudust niivõrd oma kutsust, siis me lähme tagasi vaatame, kuidas meie kutsul läheb. Tere hommikust. Magasin terve tee Viimsist siia nüüd. Me lähme vaatama Fantastic Beast'i. Eks me saame teile teha jälle movie review. Valdab mind. I am confusion. Minu arust oli film 9.5 out of 10. Mulle väga meeldis. Nagu seda maailma, ma ei saa anda, kui ma ei saa, ma ei tea tõesti, kuhu see välja jõuab. Järelikult 10-10, kui see nagu film suutis mind nagu pätki teha. 3 päeva hiljem. Me peame võtma kokku kiiresti ka tegelikult filmi, sest et eelnevalt filmile me olime mõlemad nii confused, et ma ei osanud kuidagi palju väga midagi sealt rääkida. To be honest, ma tänasel päeval ei oska siiamaani mitte midagi selle kohta nagu nüüd nagu... See oli päris hea praegu. Mina annaksin punktile... Sa juba andsid punkt ära. Sa andsid 10 punkti, sa nõudsid minult ka veel 10 punkti. Mina tahaks taanduda sellest 10 punktist. Sest et ma olen... Ma praegu tagant järgimeda ma annaksin 8,5. Sellegipoolest, jaa. 8 on väga hea punktiskoor sellele videole. Suutas. Niuke farti hais on, oh my god. Ja tere tulemast sellesse segmenti. Ja tere tulemast sellesse segmenti, mida meie kutsume. It's time for 19 küsimus 20 kaad. With your host, Joanne Bridges Burnett. Jah, rapid fire. Teie küsisite, millal plaanite lapseda? 25 inimest veel pani thumbs up'i sellele. Ma arvan, mingi, no ütleme nii, et me kunagi, seda ei tea mitte kunagi, when it might
happen. Aga nüüd Bellat nähest mina tunnen, et see aeg liigub veel kaugemal edasi, sest et Bellagagi on natukene palju komplikatsioone. Ma ei kujuta ette, mis lapsega peaks veel tegema. Komplikatsioone, see on nagu saad selle mingi süsti või asja, vaata vaktsiini ja siis tulevad need komplikatsioonid. No pretty much nagu. Ravimitega need kõrvalmõju. Jah, lapsega tulevad ka see Liina kõrvalmõjud. Ilmselge. Vähenev tengelpunga nagu suurus. Tengelpunga suurus. Rahakott, raha läheb välja sealt väga palju. Tengelpungaks nimetatakse seda või? Jaa. How old are you? Tengelpung. Sepp küsis kohe 20 väga huvitavat küsimust. Ma teen Liinal Rapid Fire'i, aga kõik ei pruugi sisse jääda. Mis on olnud teie mõlema elu parim periood ja milline halvim? Parim ja halvim periood kokku Eesti Laul. Minu halvim periood oli eelmine aasta umbes samal ajal. Kummaga te oma vanematest lähedasemad olete ja miks? Sina oled oma emaga, mina olen ka oma emaga. Miks? Ma ei tea. Kas see, millist elu te praegust elate, on olnud see, mida te väiksest peale ette kujutasite? Kui ei, siis mis on teisiti? Ma ei oleks elu sees kujutanud sükest asja ette. Mina küll kujutasin ette täpselt sellist elu. Mina olen Spider-Man tänaseks päevaks. No, ma ei tahtnud kunagi väiksena lauljaks saada, aga nüüd ma enda tegelen sellega, nii et see on hästi veider. Mis on ühe suhte juures see, mis on teie jaoks dealbreaker? Kui inimesel ei ole huumorisoond, ma arvan. Miks sa minuga veel koos oled siis? Kas te usute nii-öelda teisesse võimalusse? Jah, Liina andis mulle teise võimaluse. Esimese võimaluse, kui ma saatsin Liina pikalt, siis ma tulin kuule, et võiks ikkagi natukene proovida seda asja. Ja teine võimalus, that's the teine võimalus. Mis on teie elu suurim viga, mida teinud olete ja mis sellest õppisite? Minu üks suurimaid vigu kindlasti on see, et ma ei ole enda eest seisnud. Ja ma õppisin sellest seda, et ma pean enda eest nagu rohkem seisma ja vokaalsem olema, sest et muidu see kõik lõpeb halvasti. Mis on kõige hullumeelsem asi, mida olete armastuse nimel teinud? Liina ei saa seda rääkida siin, sest et see tähendab seda, et ta on pidanud rikkuma seadust. Üks asi, mis häirib teid kõige rohkem praeguse maailma juures. Inimesed ei tegele üksteisega, ei armasta üksteist. Ta tulebki su juurde. Ta tahab niikuinii minema. Ta läheb ära. Lahkub. Bella is out. Kui teil oleks maja ja teil oleks 3 tuba vabad, kelle te enda juurde võtaksite? Hensu, Maiani, Krissi võib-olla võtaks, Hugol on juba oma pereelu siuke teema, on ju. Kris, Hensu ja Maian. Hensu, ma tean, et Hensu ei taha Tallinnasse kolida. Aga Hensu tuleb Tallinnast ära tuua, sest ta muidu ei saa lihtsalt kuidagi moodi nagu selles businessis edasi liikuda. Ta peab õpetama meile ka seda õige maapoisi elu. Kas Hensu, kus ta sai Bellatrix helistajaks? Nüüd on see küsimus. See on vlogi pealkiri. Kas ta sai või saanud? Minu arust ta sai, ta ütles, et ta on ikkagi läbi rääkinud. Me peame lihtsalt Hensu panema niimoodi kõrvale ja Bellale veel lõpuks lihtsalt vett välja pähe olema. Kas olete mõelnud kunagi, et jätta see YouTube kus kurat? Vahepeal ikka. Mina olen mõelnud selle peale. No vaata see, et meie vlogikanal kasvõi, kui me vahepeal oli hästi pingeline aeg, siis me pigem mõtlesime, et kas me nagu tegeleme sellega edasi või me keskendume meile kahele. Ma lähen tagasi enda kanali peale. Pigem on praegu selline seis, kus mina jätan enda kanali eemale, aga võib juhtuda, et kunagi, kui me tõesti lapse saame, siis me oleme mõelnud ja rääkinud sellest väga palju, et see on see hetk, kui lõpeb see blogikanal siin. Oleneb, mis seisus me oleme selles ajahetkes. See on väga kauge tulevik. Mis on teie peamine tegevus vabal ajal? Martin meeldib mängida lolli koos Hensuga. Sulle meeldib Fortnite'iga mängida ja sulle meeldib vaadata YouTube'ist kiropraktiku videoid, Fortnite'i ja lolli videoid, kaamera ja tech review asju ja siis hästi siukseid artsiseid vloge. Liina vaatab lihtsalt internetist erinevaid tutorialeid ja siis ta proovib neid järgi, teeb ühe silma lihtsalt ära ja siis tuleb minu juurde, vaata, kas sa näed, vaata kui ilus on. Ära teist nägu vaata kui ilus on. Saad aru, eile õhtul juhtus selline asi, nagu ta tuli minu juurde, vaata, kas sa näed, kui ilus on, mingi kollane joon jookseb keskelt siit läbi, ma mõtlen, nagu that's okay, very nice. Sa ütlesid, et see on kole või? Ma ei saanud aru sellest. Vaata, kas see on ilus. Sa vaatad silma meiki, sul ei olegi vaja tervet nägu näha, sa pead nägema nagu silma. Teen silma sulle. Okei. Kumb teist tavaliselt süüa teeb? 50-50. Miks YouTube'i tere lõpetasid? Noh, Liina. Sellepärast, et Marti ja Martin ei viitsinud seda asja enam vedada ja poistel on hetkel muud huvid. Kes müüb? Kas teeksite Bellaga fännipäeva? Ta on nii väike veel. See on temaks liiga palju. See on too much. Kas Bella on juba mingisuguse pahandusega hakkama saanud? Teate, me rääkisime sellest täpsemalt meie podcastis. Nii, et minge üle meie podcasti link on mul descriptionis, see läks eile üles. Liina, mine ju tšikkidesse. Ei. Ja sellega lõpetamegi tänase video, me oleme tagasi oota, mul
mul ei ole jutsikite vastu mitte midagi. Kedagi ei koti, mis sul nende vastu on nagu... Näeme juba järgmisel nädalal meie kõige tavaväärsema vlogiga. See vlog oli nüüd tõesti natuke veider, aga see-eest järgmine nädal tuleb palju pingem, nagu ikka. Me kasvame edasi ja teiega koos, kui te tahate näha meid siin, siis mis nad teevad? Vajutage subscribe ja pange seda kellanuppu ka seal all ja siis likeige seda videot ka. Aitäh 20 000 subscriberi eest. Many thank you. Bye! Oh, meil oligi nii vähe nagu toge kaadreid see vlog. Näeb, nüüd on lõpus. Bye! Vaata sinna ka. Piu!